Nüüd me oleme tulnud Tartu Ülikooli loodusmuuseumisse ja botaanikaaeda, et siis tutvuda Eesti ja muu maailma kireva looma- ja taimeriigiga. Aga me alustame oma ringkäiku loodusmuuseumis. See on siis siin meie eluta looduse osa, mis on kajastatud, eks ole, geoloogia pool, mineraalid ja kivimid. Et see on tihti võib-olla naisterahvastele võib-olla südamelähedasem pool siin, ka vääriskive natuke näha. Et siis see sektsioon siin on Eestist leitud materjalile, fossiilid, kivimid, mineraalid, et meil on siis Eestis võimalik näha mitmeid selliseid aegkondi paljastuvad meile, siis siin on näha siis neid erinevaid fossiile. Trilobiidid, peajalgsed, paljud sellised vormid, mis tänapäevaks ei ole säilinud, igasugused selgrootud loomad, lülijalgsed sellised. Siin me jõuame nüüd tänapäeva loomastiku mitmekesisuse juurde, et suur osa on siin meie imetajate väljapanek. Imetajad on inimeste jaoks atraktiivsed, suured ja karvased, aga samamoodi on siin meil kalad väljas. No, muuseum ise on, meil on Eesti vanim muuseum, asutatud 1802. aastal ja esimesed eksponaadid on juba selle 19. sajandi algus ja nüüd kogu selle siis 215 pluss aasta jooksul on need kogud täienenud. Kõik, mis te siin näete, mahub selle 200 aasta sisse, et võivad olla väga vanad ja suhteliselt uued eksponaadid. Aga kust siis Eestis saadi nii eksootiliste loomade topiseid? Juba vanasti käidi ekspeditsioonidel, teadusekspeditsioonidel, pluss ka osteti siis kogusid, teaduskogusid. On võimalik siis neid siin kuivatada ja samamoodi tuppide sees, nad on täidetud mitmesuguste ainetega. Ja kui nüüd uuematest eksponaatidest rääkida, et ma näitasin teile ühte vanemat, siis üks uusim topis vähemalt, mis meil väljas on, samamoodi puutub Eestisse, on siis šaakal. Et 2013. aastal siis esimene šaakal, mis siis Eestist lasti ja saadeti Tartu Ülikooli määramiseks, et kes see siis on ta siis rebane või hunt. Meie siis asjatundjad kinnitasid, et tõesti tegu on šaakaliga ja nüüdseks see liik on siis Eestis, võib öelda, kanda kinnitanud.